Tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad. Tere õhtust. Palju õnne sünnipäevaks. Elagu Kehte vald. Muidugi 7 aasta ringi on juba täis saanud sellel uuel moodustisel, sellel vallal ja kõik valla parimad inimesed on täna siia kokku tulnud. Ja ka mina olen teie õhtujuht Elmar Trink. Mina olen Elmar Trink, olen näitleja päris ameti poolest ja 42 aastat tagasi lõpetasin teatrikooli, aga siinsamas lava peal on õnnestunud ka enda teatrikoosseisud mitmelgi korral mängida. Edasi viis mind tee hoopis vabakutseliste ridadesse. Viimased 22 aastat olen korraldanud Pärnu suupillifestivali ja viimased 15 aastat olen olnud siis Koidula ja Janseni pärandihoidja Koidula muuseumis Pärnus. Ma ei tea, kui palju teist on sinna juhtunud. Tõstke käed, kes on käinud. Jaa, tingimata, tulge kõik ka veel. Maja on renoveeritud, soe, uus ekspositsioon ja mina võtan teid alati rõõmuga seal vastu. Aga täna on minu kohustuseks siis õhtu läbi viia kenasti ja olla siis ka suuvoodriks mingil määral. Järvakandiga ja selle kandi inimestega mul väga palju kokkupuutumist elus pole olnud. Võib-olla mõnda võiksin nimetada, et teatrikooli ajal sain tuttavaks Riho Simulaga. Hiljem Pärnus oli minu partneriks Pärnu varietees peaaegu 10 aastat Ardo Juhkov. Kahju, et nendest peab täna rääkima mineviku vormis. Aga täna on ju pidupäev, eks ole? Kunagi selline, täna on mul jälle ka võimalus väga paljude tublide kohalike inimestega tuttavaks saada ja mõnega tutvust uuendada, nagu teie arendushuviga võiks olla vana ülikooli kaaslane. Aga kuna pidupäev on, siis kunagi Eesti teatri looja ja korüfee Paul Pinna ütles nõnda, et kui sul läheb eestlust, ta ütles selle küll teisiti, tollel ajal kasutati need väljendid. Kui sul läheb kehvasti, siis ära pidu pea. Mine koju ja mõtle järele. Aga kui läheb hästi, siis võta vastu kogu kiitus, mis sulle jagatakse ja pea kõvasti pidu. Ma arvan, et kogu valla inimesed on ära teeninud täna kõva peo, eks ole? Jah? Aga juhime selle peo nüüd kenasti sisse. Lubage, et ma annan mikrofoni üle. Vallavanem Tanel Kiks. Lugupeetud volikogu esimees, head Kehtna valla inimesed. Taas on aasta linnutiivul ja märkamatult möödunud. Aasta on olnud väga toimekas, aga ikka veel ei saa öelda, et oleks kuidagi kergemaks läinud või et me oleksime sellest tavatult pikast kriisist välja tulemas. Pigem vastupidi. Aga see ei ole ühelegi siin viibijal uudis. Kohalik omavalitsus elab sarnases hingamises kogu Eesti või mõnes positsioonis kogu Euroopa. Nii majandusliku dünaamika mõttes, aga ka poliitiliselt ei ole meil viimase 30 aasta jooksul olnud sellist olukorda, kuigi majanduskriise oleme näinud ju varasemalt mitmeid, aga nende ülesehitus ja kestvus on olnud lihtsalt teistsugused. Nad on olnud lühemad. Kuidas siis Kehtna vallal minu arvates üldises plaanis näinud on? Hoolimata ümbritsevast keskkonnast ja eriti arvestades seda, kuidas teistes väiksemates kohalikes omavalitsustes asjalood on, tuleks kasutada ühe suusatreeneri väljendit, pole paha. Volikogu ja vallavalitsus on suutnud nii mõneski positsioonis lähtuda mitte pelgalt tänasest päevast, vaid püüdnud pikemalt ette vaadata. Otsustajatel on saabunud või saabumas tõdemus, et edasi ei saa niimoodi minna, ei valla ega ka maakondlikul tasemel. Kõik võimalike kriiside positiivne külg on alati see, et need sunnivad meid oma tegevusi ümber hindama, ümbritsevat ja peegelpilti kriitilise pilguga vaatama. Kas kõiki neid tegevusi, mida me teeme, on ikka vaja? Või kui on, kas sellisel kujul või sellises mahus?
Üldjuhul on alati tuldud probleemsetest ajajärgudest välja tugevamana ning jõutud arengus uuele tasemele. Mul pole kahtlust, et nii läheb ka nüüd. Muudatusi on alati keeruline teha ja hiinlased, kelle filosoofia on teatavasti veel eriti pika vinnaga, on kasutanud kellelegi halba soovidest väljendit, et sa elaksid muutuste ajal. See peegeldab muutuste olemusi, kui me vaatame väga lühikest perspektiivi. Oluline on aga ka püüd muudatuste põhjused vallaelanikele seletada. Inimesed kipuvad ikka elama mälestustest, mil mõned asjad tihti olidki paremad. Inimesi oli rohkem, oli vilgas kultuuri- ja spordielu ning ka vaba aega võis olla rohkem, kuna inimene polnud alati heas mõttes töiselt kättesaadav. Taas, aeg oli lihtsalt teine. Mälestused on toredad ja väärtuslikud, aga edasiminemiseks tuleb aduda reaalsust ning olla kohanemisvõimeline. Probleemide olemasolu eirates me lihtsalt petame ennast. Nii vallavalitsuse kui ka volikogu soov on ikka alati selles, et elu läheks paremaks, kuigi elanikuna võidakse soovida kohe kõike ja kõigile ning see on väga inimlik. Paraku on igal asjal oma hind, seda nii otseses kui ka otses mõttes. Inimeste puudust meil veel ei ole. Spetsialistide või pädevate inimeste nakkus on aga ammu kõike probleem. Lisaks veel rahanakkus, eksib mida rohkem asutusi, seda rohkem juhte ja spetsialiste, aga kurb tõsiasi on see, et kõigile väärikat palka viisivallal maksta võimalik ei ole. Seega, ümberstruktureerimist näeme me lähiaastatel veelgi, alternatiivseid võimalusi ma ei näe. Matemaatika vastu ei saa. Oskus näha puude taga metsa, oskus vaadata ette on olulised, aga tänases aegruumis isegi määrava tähtsusega. See võib kõlada banaalselt, aga tänaste plaanide ja tänaste ning homsete otsustega ehitame valla tuleviku homseks ja ülehomseks. Seega palume ka üldsuse mõistmist, kui edasiminemiseks on vahel vaja teha samm tagasi või otsuseid muuta. Järgmisel 2025. aastal peaks vallas hakkama valmima mitmed objektid, nii-öelda betoon, mida üks või teine kogukond on pikisilmi oodanud ning milledest mõni mõju on koguni maakondlik. Plaanid projektid on valmis, detailid täpsustamisel, finantsplaan kante vahel. Tõsi, alati võib tulla hankeprotsessis mõni ahjualune ja nõuda rohkem kui planeeritud. Seega enne, kui leping ei ole alla kirjutatud, ei tahaks visata, aga lootus on. Öeldakse, et inimene planeerib ja Jumal naerab. Aga vallavalitsuse poolt on eeltöö tehtud ning lootus, et järgmiseks sügiseks on mõnigi asi kas täitsa valmis või et objektil käib vilgas töö, on täiesti reaalne. Seega pöislad pihku ja siinkohal oleks paslik teha sügav kumargus kõikidele asjaosalistele, nii vallavalitsusest, volikogust või ka partnerite hulgast, et asjad sealmaal on. Aitäh teile! Täna tunnustame ka meie valla elanikke, kellede teod ja toimetamised on teistele silma jäänud. Julgen arvata, et kogukonna tunnustus ja nominendid on välja pakkunud ju kogukonnad suuresti, on üks väärtuslikumad. Järelikult olete teinud midagi sellist, mis kõnetab laiemat üldsust. Loodan, et teie jõud ei rauge ja leiate võimalust ning indu olla ka tulevikus samas ärasilmsed ja tegusad. Siinkohal kutsun aga üles kogukondi alati töötama meeskonnana. Olgem oma sädeinimestele toeks, osalege aktiivselt nende korraldatud üritustel. Kõige tugevam motivaator, veel tugevam kui tänukiri, on ikka ja alati see, kui organiseeritud üritustele tullakse kohale ja patsutatakse õlale. Aitäh, hea kamraad, oled teinud tublit tööd. Ja lõpetuseks. Olgem teineteisele toeks, püüdkem näha ümbritsevas positiivseid algeid ja eriti ärge kulutage kaasteelisi. Ebavajalikku jama on niigi palju, sinna pole vaja kindlasti kellegi rohkem veel täiendavat panustada. Elu on sinussoidne ja kindlasti on meie paremad päevad alles ees. Nautigem imeilusat sügist ja ilmselt on oodata ka talve, mis tuleb teatavasti alati ootamatult.
ning lõpuremargina pean selle talve koha pealt mainima, et selle lumesooviga ühineks kindlasti hea volikogu liige Lauri, aga ei ühineks vallavalitsuse teedespetsialist Villu. Nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi ja vaatenurki ja see teeb elu põnevaks ja elamisväärseks. Ilusat pidu kõigile! Inimesed on aga valla kõige tähtsam osa. Inimesed tahavad kellegi hulka kuuluda, tahavad ennast teostada, nad vajavad armastust ja ka tunnustamist. Eksperdid väidavad, et tunnustuse jagamine suurendab ja soodustab niinimetatud prosotsiaalset käitumist. See tähendab käitumist, mille eesmärk on kellegi teise või ainult enda heaolu. Kehtna vallas on väga palju tublisid ja aktiivseid inimesi, kes siin kõigi teiste õnneks elavad ja tegutsevad. Täna tänataksegi, neid tunnustatakse nende hulgas neid, kes lõppeval aastal eriti silma paistid ja kelle tegevus ja panus valla hüvanguks on sageli mõõtmatu tähtsusega. Alustame tänukirjadest. Kehtla valla tänukiri antakse välja füüsilisele või juriidilisele isikule tänuavaldusele panuse eest Kehtna valla arengusse. Tänukirju on tänaval 7 ja tänukirju annab kätte vallavanem Tanel Pilts. Kõigepealt esimene tänukiri. Pille Mati idee oli inglistele rajada väliraamatukogu koos lugemispingiga. Ta hankis ise selleks materjalid ja koostöös pereliikmete ja sõpradega teostas ka pingi ehituse värvimise. Väliraamatukogu on juba väga head tagasisidet saanud ning inimestele meeldib väga see idee ja teostus. Pink loob tähelepanu lugemisele ja enda harimisele. Tänukiri Pille Matile ingliste väliraamatukogu koos lugemispingiga idee ja teostuse eest. Teine tänukiri aga julge investeering Eesti ainulaadse robotlüpsimatsi rajamisse tagab ettevõtte kestlikkuse ja säilitab piimatootmise traditsioonid Eidapere kandis. Tavex OÜ. Siia juurde kuulub üks väga tore mõttetera Lennart Mere käest. Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib. Käib natukene kiiremini kui maailm, jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle ette seab. Ja seda kõigega on Tavex hakkama saanud. Järgmine tänukiri, väga hea koostöö eest Kehtna valla kultuurimajadega, erinevate asutuste ja kogukondadega Tarmo Tammus. Silmapaistvate spordisaavutuste eest tänukiri Kalev Hõlpus. Panuse eest Kehtna valla lastekaitsepäeva sündmuste korraldamisel Kehtna noortevolikogu. Järgmine tänukiri. 10 aastat on Lelle külapäevi korraldanud Marina Madisson. Aastat pühendunud ja südamega tööd Järvakandi koolis on teinud Aet Triin Vasmu. Ärge olge aplausiga kitsi. Vanasõna ütleb, kes rohkem laksutab, see rohkem raha teenib, nii et laksutage. Inimesed on kõik seda vähe.
tunnustamist väärt inimesed ja tegemised Kehtna vallaks õnneks veel sugugi oma otsa saanud. Tublisid inimesi, nende tunnustust väärivaid tegusid aastal 2024 on veel mitmes järgnevas valdkonnas. Nüüd järgnevad Kehtna valla aukirjad. Aukirja antakse füüsilisele isikule, kelle töö või tegevus on aastate jooksul silma paistnud ning kes on kaasa aidanud Kehtna valla maine kujundamisele. Pikaajalise pühendunud töö ning kogukonnas toonimise eest Järvakandi postkontoris aukiri Liidia Jaanimäe. Pikaajalise kultuurielu edendamise ja rahvatantsu juhendamise eest Järvakandis aukiri Helju Vahurand. Poidula muuseumi juhina ja ajaloost me teame, et kui Papa Jansen 1857. aastal hakkas toimetama ajalehte Pärnu Postimees, siis sellega sai alguse ka Eesti ärkamise aeg. Mis ta ärkamise aeg lühidalt siis on? Algas eestlaste oma rahvusliku eneseteaduse ja tärkava haritlaskonna kujunemise aeg. Hakati looma oma kultuuri, Eesti kultuuri, mis 60 aastat hiljem, 1918, formuleerus juba oma riigiks. Oma riiki saavad enesel lubada vaid kultuurrahvad. Riik peab aga omakorda tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, mis ongi ju riigi püsimise alus. Kultuur on see, mis jääb alles, kui ülejäänu on unustatud, ütleb Edward Herriot. Kultuuritegu aastal 2024 ja kutsun auhindu kätte andma volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe Maik Järvik. Täna on meil võimalus tähistada midagi tõeliselt erilist. Lugu, mis kätkeb endas paikkonna aastakümnete jooksul kogunenud mälu ja kultuuri. See on teekond minevikust tänapäeva, jutustus inimestest, sündmustest ja kogemustest, mis on kujundanud meie vaimu ja identiteeti. Pikaajalise ja väsimatu töö tulemusena on sündinud midagi, mis annab kõigile võimaluse heita pilk meie ühisele ajaloole ja mõista sügavamalt, kuidas minevik ja tänapäev omavahel põimuvad. See tegu on nagu mälestuste mosaiik, mis peegeldab kogukonna hinge ja toob esile väikeste, kuid oluliste hetkede ilu ja tähenduse. Kultuuriteo 2024 auhinna saab Asta Paeste kogu teose Järvakandi kandilised kultuurilood väljaandmise eest. Sellest on minule vähe, et ma raamatusse panen mõtteid, ma tahan teiega neid jagada. Ma tänan Kehtna valla volikogu inimesi, kes mind aastate jooksul on aidanud, tähele pannud, mille tulemusena ongi võimalikuks saanud need mõned raamatud teha. Aga pidage meeles, õnn on olla vajalik lõpuni. Nii et ma ei ole veel käsi rütte pannud. Kõike teatud. Rahvakultuur. Rahvakultuuri hoidja aastal 2024. Rahvakultuur on ühe paikkonna rahvale omane kultuur. Traditsiooniline kultuur, mis koosneb üksnes antud rahvale omastest unikaalsetest ja põhistest kultuurielementidest. Rahvakultuur hoiab vaimu virge, selja sirge, hinge kerge, öeldakse tema kohta. Eline ja hele idee rõõm elust endast võitis 2024. aasta maakonna laulu- ja tantsupeo idee konkursi.
Nad on öelnud ise oma peo kohta järgmist. 2024. aasta Raplamaa laulu- ja tantsupeo juhtmõtteks on rõõm. Soov olla ühel päeval vähemalt paariks tunniks ja unustada meid ümbritsev negatiivsus, raskused ja äng ning leida endast üles kas või killukene rõõmu, et seda laulu ja tantsuga ühiselt tähistada. Rõõm on ju mitmesugust. Need viivad elus edasi, rõõm elust endast, oma lähedastest, sõpradest, tööst, puhkusest, loodusest, haaravast raamatust, südamlikust filmist ning kindlasti kaunist laulust ja tantsust. 2024. aasta Raplamaa laulu- ja tantsupidu erines kõigi eelnevatest pidudest, sest sel korral ei toimunud laval näitemängulist osa, vaid pausid olid sõnalised, et mõelda sellele, mis meile rõõmu valmistab. 2024. aasta pidu oli võimalus tugevdada sidemeid ja leida koos rõõmu hetkedes, mis ületavad raskused ja argipäeva mured. Eline ja hele tegu on suurepärane näide sellest, kuidas väikesed kohalikud kogukonnad saavad anda oma panuse suuremate sündmuste korraldamisse ja kujundamisse. Nende tegu toob esile Kehtna valla loovuse, tõstab kohalikku uhkust ja inspireerib inimesi panustama kogukonna kultuuriellu. Aasta rahvakultuuri hoidjad on Eline Villik ja Hele Iisrael. Aitäh! Küll on hea omada nii head sõpra. Ja see mõte läks lendu juba. Tahtsin tegelikult öelda seda, et kui sul on killukene aega, hea sõber ja kannutäis teed ja muidugi paber, kuhu ruttu see loovus kirja panna, mis tulema hakkab, siis ideede vool on katkematu. Selle laulu- ja tantsupeo idee sai kirja umbes 10 minutiga. See lihtsalt tuli nii voolavalt. Ja meil hakkas peas mängima see juhtlaul või selle peo lõpulugu. Sest see rõõm on ju elust endast ja seda tuleb tähistada iga päev. Lihtne on jääda koju diivani peale ja lihtsalt diivanit riikida ja öelda, et kõik on elus nõme või paha. Lihtne on minna välja ja kulutada. Aga tegelikult võib rõõmu tõesti leida väikestest asjadest, mille eest ei tule tegelikult midagi välja käia. Aitäh teile! Poiss tuli kõrvalt koju ja ütles, et jäi suusavõistlusel 5. Kui palju osavõtjaid oli, küsis ema? 3. No kuidas siis niimoodi võimalik, et jäid nüüd 5. Sa ei usu, aga määrimine ebaõnnestus täiesti. Olgu peale. Sport läheb igale eestlasele eriliselt korda, nii suured õnnestumised kui ka ebaõnnestumised. Teademees Gunnar Aarmaga välja toonud 5 komponendi, mis on õnnevalemis. Need on tervis, mõtlemine, hingamine, toitumine ja kõik koos. Seega on õnnelik see inimene, kes on terve, kes mõtleb positiivselt, sööb mõõdukalt ja hingab täie rinnaga. Ja seda teevadki meie sportlased. Sporditegu aastal 2024. Mait Järvik on seal valmis. Ja minul on niisugune tekst. See sündmus on traditsioonide uuenduste kohtumispaik, mis toob kokku osalejaid nii kaugelt kui lähedalt. Luues unustamatut hetki ja tugevdades ühe spordikogukonna sidemeid. Võistlus, mis ei ole pelgalt sportlik väljakutse, vaid ka sümbol pikaajalisest pühendumisest ja soovist hoida elus ühte spordiajaloolist hetke. See sündmus on saanud tunnustuse vääriliseks mitte ainult osalejate hulgas, ja selle poolest, et oma rahvusvahelise aarde poolest, vaid ka järjepidevuse ja kvaliteedi säilimise tõttu aastast aastasse. Loodame, et edaspidi pakub see võimaluse kogeda tõelist spordivaimu.
sporditeo 2024 auhinna saab Järvakandi vibuklubi Ilves MTÜ. Aga nüüd aasta sportlane ja loodame, et tema on saalis. Lisaks võitis Mart Eesti meistrivõistluste U18 vanuseklassi kuldmedali. Ta on samuti valitud Eesti U19 koondisesse ning osales edukalt 2024. aasta septembris Poolas toimuvatel kvalifikatsioonimängudel. Aasta sportlane Kehtna vallas 2024. aastal on Mart Villik. Väga üllatanud ikkagi, et selline auhind minu kätte on jõudnud. Teekond on olnud väga raske siin. Olen mänginud saarlõkud nüüd 7 aastat siin ja see on raske olnud, aga ma tahan tänada ikkagi oma treenereid ja muidugi ka oma vanemaid, kes on meid aidanud sellel raskel teekonnal. Ja teile ülejäänutele külalistele siis ma soovin siin ilusat õhtut. Kehtna valla on palju noori. Noorus on aeg tarkust õppida, vanadust, aga seda kasutada, on öelnud Rousseau. Noori toob tagasi nende päritolu, peresidemed, sõprus ja suhtlusring. Piirkonna arengutaset saab mõõta väga erineval moel. Näiteks, kuidas elukeskkond võimaldab haritud inimestel oma kogukonnas vääriliselt elada, kas neil on seal omasuguseid, kellega suhelda, kohti, kus kokku saada. Surnuks töötamise asemel väärtustatakse üha enam vaba aega ning see ei tähenda ainult meelelahutust ja sportimiskohti, ka rahu ja vaikust ning loodus on väga tähtsad. Oluline on, kui palju on peredele mõeldud kohti, kuhu minna. On kirjutanud kirjanik ja filosoof Rein Raud. Noortevaldkonna tegu aastal 2024. Mait Järvik on juba valmis auhinnaga. Kuna Lelles puudub noortetuba ja koht, kus noored saaksid koos käia, algatasid nemad noorte neljapäevad. Alates oktoobrist kuni kevadhooaja lõpuni 2024 leidsid nad igal neljapäeval Lelle noortele erinevaid tegevusi. Koos käidi üldjuhul rahvamajas ja toimusid ka väliüritused uisuplatsil, külaplatsil ja mujal. Noorte tegevuste kaasati ka teisi aktiivseid lapsevanemaid, sest igaks neljapäevaks oli vaja otsida uusi ja huvitavaid tegevusi. Kuna noortel tekkis kooskäimise harjumus, soovitakse noorte neljapäevadega jätkata ka 2024. aasta sügisest. Noortevaldkonna tegu aastal 2024 Astrid Otsa ja Marina Madisson noorte neljapäevad Lelles ellukutsumine ja läbiviimine. Järgnevalt majandustegu. Majandus on inimtegevus, mille eesmärk on tagada inimestele vajalike kaupade ja teenuste tootmist, vahetust, jaotust ja tarbimise võimalust. Majandus toob aluse heaks eluks. Samas tähendab hea elu ka meie enda valikuid, mis määravad lõppkokkuvõttes, mida me toodame ja mida me tarbime. Palume auhinda kätte andma valla volikogu ettevõtluse majanduskomisjoni esimees Enar Karuoja. See projekt on rohkem kui lihtsalt hoone renoveerimine. See on uue võimaluse loomine, mis ühendab ajaloopärandi säilitamise ja tänapäevase vajaduse. Tegemist on paigaga, kus kohtuvad abivajajad ja kogukonna tugi, pakkudes inimestele võimalust uueks algatusteks ja kogukonna elavdamiseks. See saavutus esindab järjepidevust ja pühendumist, tuues üheskoos esile nii sotsiaalse ettevõtluse kui ka kogukondliku hoolivuse parimad küljed. Majandusteo 2024 auhinna saab Töömaja MTÜ, vallamaja hostel rajamise eest Järvakanti. Palume siia Töömaja rajajad Villi ja Maarja Võrk.
ütleks, et pauk võib isegi luuavarrest olla. No, päriselt ei osanud oodata seda, et me teeme oma tööd ja asju seal töömajas täie pühendumisega, aga me oleme positiivselt üllatunud ja tänulikud vallale, tänulikud selle auhinna eest ja see ei ole lihtsalt pelgalt auhind, aga see tegelikult paneb meid veel rohkem pingutama ja mitte ainult enda jaoks, vaid ikka valla jaoks. Ja päriselt meie usume sellest ja nii nagu meie slogangi ütleb, et parem elu on võimalik, siis kui AK uudised seda ei ütle, siis mina ütlen küll, et parem elu on võimalik. Ja ma usun sellesse ja ma teen kõik omalt poolt, et mitte ainult nendele inimestele, keda me aitame, on parem elu võimalik, vaid ka vallale ja vallakodanikele. Nii et töömaja hostel on avatud, seda võib tulla ja rentida ja esimese korruse teeme ka valmis ja sinna tuleb pätipagar. Nii et järgmised kohvrid siis saame nende esimeste koruste eest. Aga aitäh ja head biotöö kõigile! See on laps meie muld, maa ja muld, mis meid toidab. Koduks, kodumaks kutsume seda kohta, on meil peenar või talu siin, aed, põld või maa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll maailma kõigi asjade kohta me kunagi midagi öelda ei saa. Nõnda on kirjutanud Leelo Tungal juba aastal 1979. Läheme kaunimate kodude auhindade juurde. Palume auhindu kätte andma Kehtna vallavolikogu esimehe Katrin Anto. Kaidi ja Tarmo Mölder on oma koduaias ise käsitsi valanud betoonist valged kõnniteplaadid, mis annavad aiale unikaalse ja isikliku puudutuse. Maakivid, kasutatud vundamendis, seintes ja ääristustena lisavad looduslikku ilu ja tekstuuri. Pererahva kätetööna loodud põletatud puidust Shugiban stiilis hooned pakuvad vastupidavust ja unikaalset välimust, samas kui kõrrelised looklevates peenardes loovad voolava ja dünaamilisi ilme, ühendades oma loomulikkusega erinevad aiaruumid. Kehtna valla kaunem kodu aastal 2024 on Loobergi talu. Mari ja Veiko Tammjärv on pühendunud aiapidajad, kes on Olumõisas loonud ainulaadse ja kauni aia, kus ajaloolised mõisavaremed kohtuvad kaasaegse aiakujunduse ja loovusega, säilitades tugeva kohavaimu. Nende aed on silmapaistev tänu oskuslikule pinnavormide kasutamisele, mitmekesistele istutusaladele ning kutsuvatele vaadetele, mis suunavad külastajad edasi liikuma. Paar on suutnud suurepäraselt säilitada endise mõisaaegsete hoonete olemuse ja mõisatunnetuse läbi pargi suuruse varemete, luues varemete vahele otstarbekalt kasutatud tarbeaia, mis on muutunud uueks ja eriliseks aiaruumiks. Suured iidsed puud, erinevad vaated ja looduslik mõisaaed loovad unikaalse atmosfääri. Selle asemel, et lammutada vanu varemeid, on need oskuslikult integreeritud uue aiaruumi loomisesse, muutes vana ja uue koosluse harmooniliseks ja silmapaistvaks. Olumõisa on seega suurepärane näide sellest, kuidas ajalugu saab elada tänapäevases kontekstis, pakkudes nii praktilist kui ka esteetilist väärtust. Ja teine Kehtna valla kaunema kodu auhind läheb Olumõisa majja Põllu külas omanikud Mari ja Veiko Tammjärv. Oo Eestimaa, oo sünnimaa,
kuni su küla veel elab, elad sina ka, sai lauldud tudengipõlves. Juba Maurus Tammsaare Tões ja õiguses uskus, et ausaid inimesi võib leida vaid maalt. Ei tahaks uskuda, et koos kolhooside kadumisega on kadunud ka külaühiskond. Täna ma siia sõites nägin, kui kenasti haritud põllud eeskujulikult maameestel jätkub kapitaliga uute masinate ostmiseks, ka majade putitamiseks. Käivitunud on arukate külade arenguprogrammi innovaatiliste lahenduste juurutamiseks, toetades kogukonna väärtustele ja võimalustele. Aastaküla 2024. Palume aastaküla auhinda kätte andma vallavolikogu kogukonnakomisjoni esimees Piret Liivits. Keava on viimastel aastatel silma paistnud kogukonna vaimuga, mis on toonud piirkonnale olulisi sündmusi ja algatusi. 2023. aasta lõpus astus MTÜ Keava HKS sammu, luues uue võimaluse ja miks mitte ka traditsiooni. Taaselustati tantsupeo traditsioon Keavas, korraldades Keava rajooni lõikuspeo. See sündmus tõi kokku nii noored kui vanad, pakkudes kõigile võimalust osa saada meie rahvakultuuri rikkuses ja ühtsustundes. 2024. aastal korraldas küla 2-päevase sündmuse Keava 7. kodukandipäeva ja jaanitule, mis tõi kohale külalisi lähedalt ja kaugelt. Kodukandipäeva raames toimusid mitmed tegevused, sealhulgas rahvalikud mängud, käsitöötoad ja kohaliku kultuuri tutvustamine, mis kõik peegeldasid Keava küla elujõudu ja ühtsust. MTÜ kinkis külarahvale 3 eridisainiga pargivinki, jaanituli krooniti õhtul traditsioonilise lõkkega, kus laulud ja tantsud kestid hiliste öötundideni. Keava järjekindel panus oma kohaliku kultuuri ja traditsioonide edendamisse, samuti kogukonna ühendamisse, väärib kindlasti tunnustust. Kõik need algatused on tõestuseks, et Keava on koht, kus väärtustatakse oma juuri ja vaadatakse julgelt tulevikku, luues uusi traditsioone ja tugevdades kogukonna. Aastaküla 2024 on Keava alevik. Ei, ega ma pikalt ei räägi, et me tegelikult alles saime hoo sisse, nii et pange ka järgmised tunnustused valmis. Aitäh! Ma arvasin nõnda, et meri on alati sinine ja varjatud kullateri täis on viimne kui viimne. Et mere sõites tuleb julgelt tuurid otsida ja väsimust võites tuleb ilmast imesid otsida. Ma sõutsin südames õin, ümber lained sumasid, taevarannad ja merepõhi mulle vastu kumasid. Sain teada, et meri on harva, õige harva sinine. Ning et tühi ja halli karv on sageli inime. Kuid ma arvan, et siiski tasub olla, eksida, ihata, teada tahta, kus tera asub, armastada ja ihata. Ning näha, et hallimast hallim meri on vahel sinine. Ja tunda, et kallimast kallim on kullateraga inimene. Sädeinimene aastal 2024. Auhinna annab siis üle kogukonnakomisjoni esimees Piret Liivits. Noor ja hakkaja külavanem on aastast 2016 seda ühiskondlikku usaldusametit juba 8 aastat kohusetundlikult kandnud ja väga edukalt. Hea ja julge suhtlejana on ta avatud uutele ideedele, keskendunud lahendustele ning pidanud oluliseks noorte kaasatust. Ta hoolib kodukandi käekäigust, kirjutades läbi aastate edukaid projekte, mis on aidanud ellu viia väga erinevad ettevõtmisi, alates kettakordi raja arendamisest kuni kriisivalmiduse tõstmiseni. Kogenud sündmuste korraldajana hindab ta koostegemist, kohusetundlikkust, traditsioone, vabatahtlike eestvedaja roll on teda ka tugevalt arendanud ja õpetanud nägema suuremat pilti. Ta on empaatiavõimeline juht, kes oskab alati kompromisse leida. Kogukonna liikmed on teda iseloomustades kasutanud järgmisi lauseid.
ei ole asju, mis jääks tegemata, tema leiab alati lahenduse ja võimaluse. Nagu öeldakse, õige inimene õiges kohas. Küla vajas värskust ja tema tõi selle värskuse. Kehtna valla säde inimene 2024. aastal on Ingliste külavanem Kaisa Vaht. Et meri on vahel sinine, et siis ma täna olen ka sinine. Aga sooviksin tänada valla esindajaid, kes on mind märganud, minu pingutusi märganud. Soovin tänada teisi külavanemaid, külaaktiviste ja partnereid, kes on mind sellel teel toetanud. Ja kõige rohkem soovin muidugi tänada oma küla, oma kogukonda, kes on mind valinud ennast esindama. Ja nagu ma kuulsin tagasidest, et on ka sellega rahul ja on mu kõrval. Aitäh teile ja palju õnne meile täna kõigile. Kehtna valla volikogu on otsustanud annetada 2 teenetemärki tänavu vallal osutatud väljapaistvate teenete eest. Kehtna valla teenetemärk number 31. Ta alustas oma kutsumusega juba 10-aastaselt juhindudes oma isa eeskujust ja juhendamisest. Tema pühendumus vibulaskmisele on viinud teda 2 olümpiale ning arvukatele Eesti ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. Ta on püstitanud rekordid, mis püsivad murdumatuna siiani ning on tulnud 35 korda Eesti meistriks. Ta on kuulunud aastatel 1989-2007 Eesti koondisesse ja võistelnud koondises ligi 100 korda. Ta on olnud alates 1996. aastast Järvakandi vibuklubi Ilves treener ja tegutsenud ka Eesti koondise peatreenerina. Treenerina on ta olnud teejuhiks mitmetele noortele talentidele, viies oma õpilased rahvusvahelisele tasemele. Tema pühendumust on korduvalt hinnatud parima treeneri tiitliga ning tunnustatud kohaliku spordielu edendajana. Ta on kaasa aidanud vibulaskmise traditsiooni hoidmisele ka legendaarse Järvakandi Openiga, mis on kõige pikemate traditsioonidega vibuvõistlus Põhjamaades. Tõesti 55 korda toimunud. See võistlus on toonud tutvust Järvakandile ja kogu vallale. Kehtna valla teenetemärgi number 31 kavale on vibumees Raul Kivilov. Kehtna valla teenetemärk number 32. Ta on üles kasvanud Järvakandis ja olnud lapsepõlvest saadik huvitatud kodukoha ajaloost. Tema vanaisade lood vabadussõjast äratasid noorena tõsise huvi ja viisid teda sügavamalt tegelema ka metsaväldluse uurimisega. Põhjalikumalt hakkas ta teemaga tegelema 2009. aastal pärast seda, kui tuttav jahimees näitas talle metsas ühte metsaväldade endist punkrikohta. Ta hakkas seda lähemalt uurima ja lausa nii põhjalikult, et sellest kasvas lõpuks välja põhjalik magistritöö. Juba 16-aastasena astus ta Kaitseliitu taasasutamise koosolekul. Ei teadnud ta veel, millise sõjaväelase tee teda seda avab. Tema karjääris on olnud julged otsuseid nagu 2010. aasta lumetormis isikliku otsusena abivajajatele toeks saadetud Kaitseväe sõjaväetehnika. Vaatamata oma kõrgele ametikohale jäid alati lihtsaks ja sõbralikuks, näiteks leidis aega ka koolinoortega kohtumiseks. Järvakandi kogukonna tegemistes oli ta alati aktiivne, toetas kohalikke spordisündmusi ja osales Järvakandi vellode tegemistes. Tema eestvedamisel isiklikul toel toimub jätkuvalt Järvakandi igamehe maraton. Oma teenistusliku karjääri lõpetas ta Eesti Kaitseväe juhatajana. Kehtna valla teenetemärk number 32 kavaler on kindral Martin Herem. Ja nüüd lõpetuseks aasta tegu 2024. Kehtna valla peamine aasta tegu. Auhind on aasta tegu, tunnustatakse tegevust, mis on kogukonnale tähelepanuväärselt mõju avaldanud ja aidanud kaasa kogukondade arengule. Ja auhinna annab kätte vallavanem Tanel Viks. See samm on aidanud muuta argipäeva mugavamaks ja tugevdada piirkonnas elamist, pakkudes mitte ainult kaasaegseid ostuvõimalusi, vaid ka sümboliseerides pühendumust väikese aleviku arendamisele. Selline tegu ei ole ainult praktiline, vaid ka sümboolne panus, mis edendab kogukonna ühtekuuluvust ja jätkusuutlikkust.
see uus ettevõtmine on muutnud kohalikud vajadused kergemini kättesaadavaks ja toonud piirkonnale olulise positiivse muutuse, millest on kasu nii kohalikele elanikele kui ka möödasõitjatele. Kehtna valla aasta tegu 2024 on meie poe avamine Lelles. RR Lectus aktsiaselts tunnustuse võtab vastu meie poeketi esindaja Ilmar Raap. Välja, et ma ka mõne sõna ütlema. Kuna ta on aasta tegu, siis lugesin, mõtlesin, vaatasin, et saab selle kätte uue nädala. Väga lihtne. Aga natuke tagasi tulles, siis mõte või siukene kinnist otsimine hakkas ikkagi natuke rohkem tagasi, ikka 3 aastat ja võib-olla mõned nädalad veel juurde. Ja kui me mõttega esimest korda siis vallamajja tulime, ega siis seda arutelu oli seal küll läbi. Ja siin tulebki tänusõnad öelda siis valla juhtkonnale, volikogule, kes siis koostöös, nimetame siis riiklike institutsioonidega, saime siis niisuguse suure ja siis nimetame siis Lelle aleviku jaoks paremad tingimused siis juua ostlemisel. Ega ma siis palju ei ole siin midagi rääkida. Tahan tänada siis Lelle kliente. Tuleb öelda, et kui siin vallavanema sõnavõtust siin lugesin välja, et peaks nagu firmasid nagu abistama ja nii edasi, et siis ütleme, et võib öelda, et pääsime ühe väiksema ettevõtte, ütleme niisuguse objektikese selles kohas, et täna saame olla majanduslikult palju positiivsemast meeleolus. Nii et tasub ikka maale siis eitada ja toidutada? Jah, nende numbrite esimeste numbrite järgi võib öelda küll, jah. Siis teie etteõppine tõesti ei langenud kivile ja seda on rõõm kuulda, et esiteks on teile kasulik ja ka inimestele, kes seal Lelles siis saavad nüüd meie poest. Jah, tuleb neile au anda. Nõnda, aga teate, üks kohustus on teil veel. Nimelt, siin on kombeks, te vist juba teate, mis teile ees ootab. Et nõnda, et kes aasta teo on saanud, ta saab ühe soovi. Ja see soov on niisugune, see peab olema muusikaline. Et mis on teie lemmiklugu näiteks, mis sobiks täna teie kokkuvõttesse nüüd selle auhinna kättesaamisel ja terve õhtu kokkuvõtteks näiteks? No see inspiratsioon tuli ka vallavanema jutust, ja see on siis lugu, et aeg ei peata. Soo. Ja, no nüüd võtsin nüüd päris kokuta. Ma tean küll see lugu, väga hästi, te teate ka kindlasti, eks ole, selle laulis Tõnu Aare lugu, Ivo Linna laulis seda niimoodi. Teate, mul on ainult see väike suupill. Ja ma võin proovida muidugi. Ei, mul siit saab ka otsa. Mul tavaliselt mängi palju pikemad pilli, kes on käinud meie festivalid. Seda pilli üldse nii palju ei mängi. Aga mis me siis nüüd teeme? Kuulge, äkki laulame? See on nii seatud, et väga hea, oot, stopp, väga. Nii, terve vald laulab teile kaasa, te võite kohal istuda. Ma mõtlesin küll, et ma helistan Ivo Linnale, et ma küsin, et äkki tema laulaks meile ette. Number on kinni. Ja küll meil pole nii palju aega. Teate, ma vaatan, äkki ma leian mingi klaveri või mingi asja sealt siis saab nagu kaasa ja siis laulame, eks ole, kõik koos. Jah,
Oot, helistab tagasi. Ja, tere Ivo, tere. Kuule, ma olen siin Järvakandis, ja kus sa oled? Kodus? Lähed sauna? Sa tead seda lugu, seda, no muidugi tead, Tõnuvaare kirjutas Aeg ei peatu, siis ja laulsid sisse. Ja, no, muidugi. Sa arutad tänase päevaga seda laulu. Tead, niisugune lugu juhtus, et siin kõige suurem auhinna saatja soovis, et ta tahab selle laulu kuulda praegu. Ei, muidugi sa ei saa tulla, muidugi ma saan aru. Oota, aga mis ma otsin laua tagant, ma nägin siin ühte kitarri, et äkki ma saadan siis ära ja publik lubas kaasa tolda, eks ole? Ja publik laulab kaasa, kohe. Oota, aga äkki sa tead kedagi, kelle võiks seda esitama kutsuda, kui sa ise ei saa? See on niisugune legendaarne lugu. Mida? Oota, mis asi? Ma ikka ei saa aru. Mis bänd see on? Legend! Siuke bänd. Aga kes ka laulavad? Dagmar Oja. Feels like I'm standing on time.
Words are like weapons.
Thank you.